pusa, mis loosi läks. Mitte see, mis mul seljas on, vaid tavaline pusa. Huvitav, kas on võimalik saada seega, mis sul on seljas käinud või? Kui keegi tahab, siis esitage, kes tahab. Võib-olla isegi on võimalus. Või seda, või mis sälil seljas on. Ja, saate ikka uued pusad. Jah. Kõigi küsijate vahel läheb siis loosi siuke pusa majas koduks. Küsimusi oli väga palju. Selles videos me ei jõua kõigile vastata. Volem 2 tuleb ka. Mis päeval see pidi olema? Kolmapäeval. Et me esimest korda teeme niisuguse boonusvideo nädala. Et see video läheb laupäeval üles nii nagu me tavapärased videod. Kell 10.00. Ja, aga kolmapäeval kell 10.00 läheb siis Vol 2 ülesse. Ja kindlasti tasub vaadata, sest meie pusaloos on läbi 2 osa. Ja. Nii selles osas kui ka järgmises Vol 2 me loosime pusa välja. Ma sain nüüd öelda 2 inimest saab pusa. Ja võib-olla me oleme helded ja võib-olla me loosime 3. Vaat, kus on hea, kellel on loosi õnne? Teab küsimus õnne. Aga alustame siis. Ja ma grupeerisin need küsimused ära. Kõik need, kellel olid, need, mis ma sulle näitasin, ei olnud kusjuures kõik küsimused. Ma juba nagu võtsin sealt kokku küsimusi. Ma kõigepealt grupeerisin ära need küsimused, mis olid sarnased, ehk siis mille vastus oli enam-vähem sama, siis nendest valisin kõige võib-olla sellise, mis rohkem infot ära katab. Palju küsiti samu küsimusi ka ja lisaks siis grupeerisin need ära nii, et täna vastame peamiselt siis ehitusega ja remondiga seotud küsimustele ja Hiiumaa eluga seotud küsimustele. Ja Vol 2 vastame rohkem isiklikele küsimustele ja sellistele küsimustele, mis ei lange ühessegi kategoorisse. Jah, sobib. Nii, aga hakkab pihta siis. Ja täitsa suvalises järjekorras, ehk siis teemakaupa. Esimene küsimus. Mida vahvat olete leidnud renoveerimise käigus? Köögipõrandalt 3 mummifitseerunud rotti. Ja esiku seinasest leidsime vanu ajalehti. Ja 1935 augustikuu, mis see oli? Sõnumileht või? Uudisleht. Uudisleht. Ei tea, kes selle tegi, aga uudisleht oli päris hea. Ja me rohkem võib-olla niimoodi renoveerimise käigus ei olegi väga leidnud, küll aga me oleme siit majast leidnud. Et kes vaatas meie seda videot, milline see maja oli enne meie ostmist või ostmise hetkel esimest majatuuri, siis sealt on näha, et siin oli hästi palju asju. Et need olid tõelised asjad inimesed, kes siin enne ilmselt elasid. Ja me leidsime väga ägedaid asju nende asjade hulgast, mis siia majja maha jäi. Et igasuguseid vanu, vähem ja rohkem väärtuslikke asju, aga ka väga originaalseid asju, selliseid, millest midagi teha tulevikus. Tõesti õige. Järgmine küsimus, kas te saite oma suure toa või elutoa valmis? Jah. Me saime elutoa remondi valmis, aga me ei saanud elutuba valmis. Ehk siis elutoa remont on valmis, seinad, laed, põrandad, kõik on tehtud. Aga me elutoana hakkame seda kasutama alles siis, ehk siis sisustama alles siis, kui me kolime üles korrusele. Ehk siis, kui ülemine korrus on valmis, sest me vahepeal peame siis tulema oma magamistubadega alla. Nii et praegu see on lihtsalt asjade hoiustamiseks, aga remont iseenesest tegelikult on elutoas valmis. Ja ilust oli. Järgmine küsimus, mis on järgmised toad projektid, mis me plaanime ehitada või renoveerida? Just oli juttu siis teine korrus. Teisel korrusel meil tuleb, mitu tuba tuleb sinna? Siuke küsimus on ka, et mitu tuba üles korrusele tuleb. Nüüd vastame kohe selle ka. Et mis seal tuleb 2-3 tuba? Üles korrusele tuleb 3 magamistuba. Siis sinna tuleb üks selline mängutuba või siuke avatud ala, kus saab olema laste mängutuba ja vannituba. Ja garderoob. Eks need on järgmised toad, aga tegelikult on üks asi veel enne seda. Teie veel seda ei tea, sest te veel ei ole seda näinud, aga see ruum, kus me praegu oleme, on meie maja õige sissekäik ja tuulekoda ja meie selja taga on meie uhiuued garderoobikapid, nii et me istume praegu oma uhiuue esikupõrandal, mis on imeilus.
ja mida te näete juba varsti ülejärgmises videos. Jah. Nii. Mis plaanid, unistused teil selleks ajaks on, kui maja ehitus või remont valmis saab ja vaba aega on rohkem käsil? Mis unistused sul käis on siis? Mootorrattaga rohkem sõita, rohkem supitada, rohkem abikaasaga aega veeta, jalutada ka sinu rannas, visata kive merre, nautida suveõhtut. Õige, täiesti nagu... Ja kõrval maju kõpitseda. Ja et oleks hästi selge, et meie remontehitus ei saa nagu valmis. Et maja ehitus on nagu üks projekt, aga tegelikult on ju lõputult siin õues veel teha, ma ei tea, oma aiamaad ja kõrvalhooneid ja kõiki vägevaid asju. Ja lisaks tegelikult minu suur unistus on ikkagi, et me hakkaks tegema ka oma majutuse mingid kämpasid või majutusvõimekus siia looma. Ja tegelikult meil see ehitusasi läheb ikka veel nagu kaua edasi. Aga see ongi nagu elustiil. Minu arust see ei ole nagu, et see ei ole selline kohustus, et saame sellega ühele poole ja siis on nagu kõik. Et see on juba 3. maja, mida me ehitame ja remondime. Sest meile meeldib see. Aga tegelikult ilmselt, kui ma saaks valida, et mida ma rohkem teeks kui täna, siis ma rohkem ilmselt veedaksin, naudiksin võib-olla rohkem Hiiumaad ja Hiiumaa asju, mis siin Hiiumaal on. Ja ma oleksin siis rohkem sotsiaalne, ehk siis veedaksin rohkem aega võib-olla sõprade ja tuttavate seltsis ka. Ja, täitsa nii, sõpradega ja töökaaslastega ja oleks nagu see rohkem. Praegu on see töö ja töö. Nii, järgmine küsimus. Kui palju kompromisse olete pidanud tegema, sest hinnad on liiga kõrged või ideed on liiga kallid? Sellele mina ei oska vastata, sest ideede autor on siin. Mõnede ideede autor olen mina, kes annab ideed talle edasi ja siis temaga koos me käime soetamas. Okei, üldiselt siis hinna mõttes ma ei pea väga palju kompromisse tegema, sest mina ei pane ennast üldse sellisesse olukorda, kus ma tunneks, et ma pean hinna pärast väga palju järgi andma. Ja siinkohal tuletan meelde, et me oleme nagu mega säästuehituse kunnid. Ehk siis ma olen enne ka seda jaganud, et kui ma teen igaks ruumiks samale eelarve, ehk siis mul on konkreetne summa raha, mis mul ongi selle ruumi jaoks ja midagi siin väga nagu venitada pole. Ehk siis kui mul on mingiks materjaliks mingi ette nähtud summa, siis ma valingi nende asjade hulgast ja nende võimaluste hulgast, mis mul parasjagu siis selle raha eest on. Me oleme hästi suured isetegijad, ehk siis ma ei ole kunagi mõelnud niimoodi, et ma ei saa endale ehitusalaselt mingeid asju lubada, sest mul ei ole raha. See, et mul raha ei ole, see on nagu, see on juba, seda ma teadsin juba enne, kui ma planeerima hakkasin või et see rahasumma on piiratud. Nii et mina ei arva, et me oleme väga palju kompromisse teinud. Ma arvan, et väga soodsa hinna eest on saada väga ägedaid asju. Tihti peab lihtsalt võib-olla mõtlema natukene kastist välja ja katsetama asju, taaskasutama asju teisele eesmärgil kui see, milleks nad on võib-olla esialgu loodud. Ärge tehke kompromisse, ärge andke alla oma visioonides ja ideedes, tehke need ära ja seda kõik on võimalik teha soodsa hinnaga. Ja ilusad asjad ei ole ka kallid. Ei pea olema, jah. Et, ja ma ei pane ennast sinna olukorda üldse, et kui ma tean sisustuspoes, et on mõni väga kallis ja väga äge sisustuspood, kust ma ei saa endale midagi lubada, siis ma lihtsalt ei lähegi sinna. Et ma ei pane üldse ennast nagu sellisesse olukorda, kus ma oleksin väga-väga õnnetu, sest ma ei saanud ühte, teist ja kolmandat. Mina isiklikuks, kui on valida tapeedi vahelt, mis maksab 10 eurot või 50 eurot, siis ma valin ikka selle 10 eurose. Sest selle 50 euro eest ma saan 5 korda seda tapeeti välja vahetada. Just. Ja tegelikult on valik hea ja tasubki hoida silma peal sooduspakkumistel ja erinevatel võimalustel. Kui sa hakkad kavandama mingit remonti tegemist või on plaanis tulevikus teha remonti, siis üks asi, mis meie oleme teinud minevikus, kui on hea hind ja sul on võimalus osta ja sa tahad seda saada, siis osta see ära. Pane kuskile hoiule, senis kuni sa hakkad remonti tegema, on see asi olemas ja saad soodsalt. Sest kui sa hakkad remonti tegema ja sellel ajal proovid midagi soodsalt saada, siis ei pruugi olla neid asju seal. Et hoidke silmad lahti ja mõelge, et millal te midagi tegema hakkate ja sootage enne. Ei juhtu midagi.
planeerimisel on suur roll selle juures. jah. Siis järgmine samas sarjast küsimus, et kuidas me leiame disainielemente, kui hinnad on kõrged ja ehituspoodides pakutav on igav ja ei eristu. Ise teeme. Palju asju teeme ise või siis tuunime ise. Jah. Ja minu arust hea nipp on see ka, et ei tasu võib-olla alati minna nagu vooluga kaasa. Mina jälgin küll mingeid kodukontosid ka, aga ma ikkagi hästi palju teen asju enda tunde järgi. Ma olen seal maakodu ajakirjas ka seda palju jaganud, et ma ei ole väga selline populaarsete sisekujundustrendide järgi sisustaja. Ma olen ja isegi mitte nagu eesmärgipärane sisustaja, vaid ma olen hästi tugev tunde järgi sisustaja. Ma tean, mis tunde peab minust tekitama minu kodu ja mõni tuba ja mõni koht selles toas. Ja minust see ongi hea nipp, et ära osta seda kõik, mida kõik teised ostavad, vaid tee oma tunde järgi ja siis sa validki neid originaalseid asju. Remonti sa teed ise enda jaoks, mitte teiste jaoks. Siin ongi see asi, et elame oma elu ja las teised inimesed räägivad seda, mida räägime. Ja see on väga äge, teiste kodud on ka ägedad, aga lihtsalt minu oma on minu jaoks parim. Ja võib-olla ikkagi see sama soovitus, mis enne oli, mõtle laiemalt, et kasuta asju võib-olla mitte sellel eesmärgil, milleks need asjad loodi. Et väga okei on taaskasutada mingeid asju ja materjale ja esemeid ja mööblit nii, nagu seda võib-olla originaalis ei mõeldud. Ja nii saabki väga ägedad tulemused. Jah, näiteks uksest teha laud. Või ma ei tea, laskemoonakastidest riiulid või kapid või vanast kummutist see vannitoa valamukapp. Täpselt. Et ühesõnaga variant on miljon. Järgmisena üks praktiline küsimus, et mis puiduõli me köögitasapinal kasutasime. Ja me kasutasime, mul see Jimmy otsis purgi välja, näitan. See on selline puidu immutusvahend. Tegemist ei ole spetsiaalse köögi puidu immutusvahendiga. Seda meie ostame Depost. Ma olen selle sama firma neid puiduõlisid kasutanud eelmises kodus ka, lihtsalt teist tooni. Praegu me ostame halli värvi. Ja ma lihtsalt, see on hea puidu immutusvahend. See on soodne, see peab väga hästi vastu. See sobib hästi ka välitingimustesse, ehk siis ma katan sellega suurema osaga õues, alates, ma ei tea, keldri uksest, välilauast kuni kõikide asjadeni, mis puiduõli tahavad. Ja minu peamine nipp isegi ei ole võib-olla see, et millist õli või millist värvi, vaid mu peamine nipp on, et selleks, et kodu oleks voolav ja et sellel oleks ühtne stiil, siis ma soovitan leida mingid siuksed stampvärvid või õlid või mingid vahendid, ma ei tea, 3-4 tükki, mis omavahel siis harmoneeruvad ja neid kasutada läbi maja. Et meie kasutame ühte sama puidu immutusvahendid sees väljas kappidel, ustel ja kõigel, sest see hoiabki ühtset joont. Sama on värviga, me kasutame ühte sama kriidivärvi, ühte sama puiduvärvi läbi terve maja. Ja sellega hoiame natuke raha kokku. Tegelikult hoiab kokku jah, sest kuigi see on väike purk, siis me tavaliselt ostame neid suurtes vaatides, sest seda kulub läbi maja. Siis järgmine küsimus, millised plaanid meil trepiga on? Trepiga on see plaan, et ma võtan käsipuu lahti, siis teen käsipuu korda, nii alguse kui lõpu. Siis astmed karestan ära ja siis värvime ära. Kui on vaja, siis mingid puidupahti alla paneme ka mõned augud, mis seal on tehtud või. Aga muidu jääb siukene ikka ajale hätta jäänud puit näeb välja, et midagi muud ei tee. Ja üks asi, mida peaks mõtlema sellel trepi suhtes, et on natukene terav nurk siis on ju. Ja ta on järsk. Järsk, aga sinna peaks tegema astmetele stopperid. Et kui tulete alla, siis ei libastuks. Praegu ta on natuke järske, aga uut trepi me siia ei ehita, et me proovime siis renoveerida olevat. Ja kui me eelmises kodus ehitasime uue trepi, ehitasime selle uude kohta, siis kuna siin on trepi kodsamaks, siis me igal juhul katsetame esialgu selle renoveerimist. Ja kindlasti ka teeme sellest videosid, nii et tuleb. Selle trepi renoveerimisega on lihtsalt praegu see teema, et me ilmselt jätame selle selleks hetkeks, kui hakkab ka ülemine korrus saama valmis. Kuna praegu nüüd järgmisena kolib ehitus ülesse ja see tähendab seda, et trepil on päris suur koormus
vedada ehitusmaterjale, hiljem ju mööblit, suuri asju, mis tähendab, need asjad lähevad vastu treppi ja seinu, siis kõlab nagu hästi ebapraktiline seda praegu värvima ja tegema hakata, et pigem lasta olla nagu ta on ja remondi viimases faasis teeme siis trepi korda. Jah, aga see trepi korda tegema võtab ikka oma aega. Võib-olla tuleb mingid asjad seal välja vahetada, eks see näeb, kuidas nad seisundad on. Et see on vana maja, kõik vana majaga kaasnevad asjad, et puiduloomad lähevad teistesse puitudesse ka, nii et tuleb vaadata, mis on säiliv ja mitte. See tuleb vaadata. Järgmine plaan nii siis, jah. Siis järgmine küsimus, et kas köögis on töötasapinnas pistikupesad? Jaa, töötasapinnas köögis on pistikupesad ja neid telliti 4 või 5 tükki sinna. Et jah, ma isegi ka ei tea praegu 4 või 5. See on hästi mugav ja praktiline. Et see on juba ka teine kodu, kus me sama süsteemi kasutame. Lihtne need juhtmed vedada töötasapinna alt ja hästi mugav on sinna panna kõiki mingeid miksreid, võidega küll telefoni laadida seal kapi peal, ma teen seal tihti tööd. Me nende pistikute koha valisime selle peale, et kus kohas me näeme seal köögis, kus me hakkaks tegema mingid neid asju, neid või leibu või röstime või miksime või teeme, et siuke nurk oleks olemas, sinna teeme ka pistikud. Et ei oleks iga sammu tagant või ei oleks keset mingit suurt seda keskel, et ei panime äärde ja seal me tegutseme ja seal on ruumi ja siis ei jää kuskil mingi teiste tegevuste kätte. Järgmine küsimus, kas me oleme pannud paika ajakava, mis ajaks kodu peaks olema valmis? Mina ütlen iseenesest, et seda aega reaalselt no me paneme, aga see on nii, kuidas elu läheb, nii me jõuame asja. Osad ruumid lähevad kiiremini kui teised ruumid ja me tahame kiiresti saada, aga me ei oskagi selle vastata. Me ruumiliselt paneme aja ette, aga kuidas maja valmis saab, millal siis ma ei tea, tahaks, et see suveks saab valmis. No, mina olen see kubjas, kes kogu aeg käib, et kiiremini. Ma olen algusest peale öelnud, kui me siia kolisime, ma ostsime maja 5. augustil. Eelmisel aastal siis 2022 ja ma algusest peale olen öelnud, et me aastaga saame maja remondi valmis. See tundus endale ka natuke utoopiline, arvestades, mida siin kõik teha tuleb, aga ma endiselt seisan selle eest, et ma ütlen, et aastaga saame valmis ja proovime saada natukene kiiremini. Et ma loodan, et aastaga on meil valmis ka nii, et meil on siseremont valmis ja valmis rõdu ja terrass. Ma panen praegu selle universumisse, vaatame, kas see õnnestub meil. Ehk siis ma ikkagi loodan, et augustiks oleme me esimese ringi peale saanud. Et praegu lähme siis selle. Aga ajapiiranguga üldse on ikkagi niimoodi, et kui sa ise endale ajapiirangut ei sea, siis kõik asjad jäävad venima. Meie hea nipp on see, et luba näiteks kuskile, minul on lihtne, ma luban maakodule, et ma kirjutan artikli, siis ma pean saama järgmise ruumi valmis, sest muidu mul pole midagi kirjutada. Või siis me kutsume külalised ja siis me peame tegema ruumi valmis, kus nad saaksid magada. Et me ise utsitame ennast mingite eesmärkidega, et asjad saaksid juhtuda, sest muidu need jäävadki venima, kõigil jäävad meil ka. Täpselt. Nii, järgmine küsimus. Kuidas teie majas põrandad ehitatud on? Kas on soojustatud? Kas on betoon valuga? Või on alt tuulutatavad ja põrandad aladele toetuv lahendus? Nii palju keerulisi küsimusi lihtsalt. Jah, kindlasti on see teada inimene küsimus seda. Köögipõranda võtsin lahti, teiste kohta ma ei oska midagi öelda. Köögipõranda võtsin lahti, seal oli, ma ei saagi aru, muld või pinnas oli seal. Liiv ikkagi. Liiv oli talade vahel. Talad olid, altpoolt oli ära põletatud. See on siis selle jaoks, et nad ei hakkaks altpoolt mädanema, sest väga suured puuve mädana. Või ma arvan niimoodi. Ja põrand tundus päris korralik olevat. Et ei ole betooni, ei ole valu, ei täiesti tavalised põrandad ja seal käib õhk ringi ja täiesti vinks-vonks. Aga kui me nüüd mõtleme pesuruumi ja vannitoo, siis seal on betoonpõrand, kuna kelder on all.
ja osaliselt on siis mingid ruumid hoopis hiljem juurde ehitatud, näiteks see, kus me praegu istume, see tuulekoda on siis ehitatud hoopis juurde, ehk siis seda on juurde siin tehtud. Aga nii palju, kui Jimmy siis lahti võttis põhimõtteliselt poole alumise korruse põrandad, need sa soojustasid ära penoplastiga. Nii et meil on penoga soojustatud. Ja õhk käib alt läbi, et oleks neil mõnus. Kas me plaanime lähitulevikus teha ka maja välistöid, näiteks fassaadi, soojustada, terassi või muud sellist? Maja on väljaspool soojustatud. Majal on praeguse vahejärgi fassaad on korralik, veel mitu aastat, aga me värvime maja üle. Et majal on jah üsna uus fassaad siis ja katus. Aga nii et katust me vahetame ei hakka, fassaade me vahetame ei hakka, aga me tahame värvida. Sest praegu on ikka väga roosase. Noh, ikka meie maitse jaoks liiga roosa. Aga tuleb hele ja ilus. Aga terassi ma ikkagi tahaksin. Meil on mitmed terassi mõtted ja kõrvaloonete mõtted ja asjad, aga me oleme praegu kokku leppinud, et osale majale ümber maja tuleb siis terass. Kolmandikule majale umbes. Mis on olnud remondi juures suurim väljakutse? Abielus püsida. Ei. Sul on see või? Siia ole nalja teed. Minu arust on ikkagi, selles mõttes see oli muidugi nali, aga minu jaoks, ilmselt see ongi kõigi jaoks erinev, aga minu jaoks ei ole olnud nagu ületamatud igasugused mingid ehitusasjad ega mingid, ma ei tea, majanduslikud asjad ega isegi mitte see väsimus ja aeg. Minu arust kõige raskem on ikkagi see enesemotivatsioon ja see, et normaalseks jääda selle kõige juures. Sest neid madalpunkte me oleme nüüd olnud, kui video läheb üles, siis selleks ajaks me oleme peaaegu pool aastat elanud, et jaanuari algul meil sai 5 kuud. Siinmajas, jah. Jaanuari algul sai meil 5 kuud ja tegelikult neid madalpunkte, kus oled nagu vaimselt väsinud. Füüsiliselt nagunii, aga sellest saab nagu üle. Aga et vaimselt tulla läbi sellest, et me elame tänase päevani niimoodi, et meil on osad ruumid, kus võiks välisjalanudega käia. Me asjad on pakitud. Me saime 2 päeva tagasi oma maja esimesed peegli. Esimest korda ma nägin oma majas ennast täispikkuses peeglist. No nagu niisugused asjad, et selles mõttes ikkagi... No ma ütlen, remondi need madalad punktid on see, et kui sa midagi teed, siis inimlikud apsakad või midagi lihtsalt tuleb vahele, siis haamer leendub sinna kipsi sisse, siis tuleb midagi öelda. Juhtub, aga võtad ennast kokku ja teed edasi. Et vaikselt. Sa oled nii tublialt ka. Jaa. Mul on olnud siin abilisi ka, eriti väike poiss siin aitas naelu taguda. Aga no selge on see, et ikkagi suure osa tööst teeb Jimmy üksi. Et iga kord, kui ma ütlen nagu, et meie teeme, siis ma mõtlen, et tema teeb. No peamiselt üksi ikkagi. Kuigi no nipin-näpin me ikka oleme siin aidanud. Aga ma olen alati öelnud, et meil on see tööjaotus, et Jimmy teeb suurem osa nüüd füüsilisest tööst, aga mina teengi neid taustatöid. Ehk siis seda disainimist, asjade ostmist, ma ei tea, kodus söögi tegemist, kõike seda, sest tegelikult selleks, et see majapidamine toimiks ja et lapsed saaksid siin elada ja et see ehitus saaks siin käia ja et me suudaksime seda kõike rahastada, tegelikult me pingutame mõlemad ikkagi iga päev väga palju tunde. Ja nemad tõstavad ka. Mina ei tõsta, nemad tõstavad. Et asjad, mis on vaja siis tõesti tõsta ja teha. Ühesõnaga, tegelikult meil on tööjaotus päris hea. On. Järgmine küsimus on selline, et kuidas me üldiselt majaga rahul oleme ja kas tuli väga suuri üllatusi või kas tuli tugevat pettuda, et varjatud vead ja nii edasi? Ma pigem ütlen, et varjatud vigu siin ei ole. Ta ei ole see tänapäeval ehitatud maja kuskil, et lõhud seal seina tahad puurida, hoopis puurid siin tühja kohta või saepuru tuleb kipp sealt paneel seinast välja, et siukseid üllatusi pole. Ma ütleksin, ei ole üllatusi. Siin on lihtsalt vaadates, kuidas keegi teine on remonti teinud ja siis lahti võtta ja siis mõnes kohas jääb siin küsimärgi all, et kas inimene tegi raha pärast või tegi õige eesmärgi pärast seda asja.
aga suures plaanis me ei ole pidanud milleski pettuma. Meie ootused seda maja ostes olid väga madalad ja ma ütleks, et ma pigem olen ikkagi olnud pigem positiivselt üllatunud, sest mitmed asjad, mida me arvasime, et tuleb kõik võtta palgini paljaks, on ikkagi olnud nüüd ruume, kus on tegelikult päris hea seis. Parem kui et me eeldasime halvemat või ootasime halvemat. Ja üldiselt ma ei ole üldse pettunud, et ma olen majaga rahul ja ma armastan seda maja. Ja nüüd veel eriti iga päev, kui siin midagi edasi tehakse, siis see on mega äge. Väga hästi säilinud maja, võib-olla see kliima, mis siin Hiiumaal on, et see soosib majale. Maja lihtsalt heasse kohta ja tuul puhub igal pool, et ei ole mingit, see niiskus ei jõuagi kuhugi jääda sisse. Hiiumaa soosib ka rõõmus ja õnnelik olemist, nii et juba sellepärast meil on siin tore. Ma natuke kartsin, see on väiksem, maja on väiksem kui meie eelmine kodu ja ma natuke pelgasin algul seda, et kuidas me ikkagi saame väiksemas kodus hakkama. Aga arvestades, et täna me veel sellest kodust elame ikkagi ainult nagu mingi 3 ruumis, siis minu arust me saame fine hakkama, et nagu mingit häda pole. Meil on väga hästi siin kõik. Aga järgmine plokk on meil Hiiumaaga seotud küsimused. Ja esimene või siuke populaarne küsimus, mida küsiti päris palju, oli see, et miks me Hiiumaale kolisime. Hästi lühikene vastus, miks me Hiiumaale kolisime, on see, et me tahtsime. Ja mina olen Hiiumaal sündinud, ma olen Hiiumaalt pärit, seega see oligi, ei olnud nagu päris siuke, ei tea kus kohast tulnud teema. Aga ma panen siia alla video sellesse tutvustusse selle lingi, kus on selline pikk video, kus me jagame, miks me päriselt Hiiumaale kolisime, miks me just nüüd kolisime, miks me just selle maja ostsime ja kõik see taustainfo. Kui te lähete vlogi algusesse, siis algusvideodes on seal olemas. Jah, aga ma saan selle linkida selle video alla. Nii et kes ei ole näinud, vaadake kindlasti. Ma tean, et on päris palju uusi vaatajaid, nii et mingi uudistega. Kas on veel mõni projekt või unistus, mida soovime seoses Hiiumaal elamisega ette võtta? On. Jah. Mis need on? No majutus ja siis söögikoht. Me tahame tõesti, nagu oleme juba maininud, tahame siis oma siukest majutuskohta teha. Meil on väga suured unistused ja plaanid, aga unistama peabki suurelt ja need asjad ära tegema. Aga me alustada kindlasti sel aastal juba tahaksime ja ideaalis kunagi me kujutame ette ennast tõesti ka kohvikut pidamas. Nii et mitmed inimesed teist on mulle kirjutanud, et kas juba sel aastal saab majutuda ja millal saab ja kuidas saab. Ütleme siis, et saab. On ju? Me ütleme, et saab ja me anname teada kohe, kui on info olemas. Mis plaanid meil suveks on? Töötada oma majutusele? Remontida, tööl käia, majutada, supitada, suve nautida. Hiiumaa elu. Hiiumaa elu nautida. Mulle sobiks see aasta nii, et ma ei peaks üldse siit Hiiumaalt kuskile minema või et ma peaks minimaalselt minema. Et meil ei ole suuri saarelt ära minemise või mujal puhkamise plaane. Me tahame nautida seda Hiiumaa elu, seda, mille pärast me siia kolisime. Ma tahaks suvel teha niimoodi, et kas või 1 kuu, et ma ei sõida ühtegi korda mandrile. See oleks väga. See oleks väga kihvt. Nii teemegi. Toi. Sina teed? Jah, mina teen. Järgmine küsimus on, et kas me oleme mõelnud kunagi, et me võiksime veinitestinguid teha või siis selliseid veini mekutamise üritusi siin suvel? Jah, võtke oma vein kaasa ja tulge ja mekutame ja maitseme. Jah, kui see oleks päriselt see inimene, kes seda kirjutas, soovitaski seda. Päriselt? Aga see on nii armas, et seda kõik teavad tänaseks, et ma olen suur veiniaustaja. Aga eelmises kohas, kus me elasime, siis ma olin ka siuke veinikultuurikandja, ehk siis ma vedasin oma küla naiste sellist veiniõhtut iga neljapäev, mis päris iga neljapäev ei käinud, aga teoreetiliselt. Ja see oli nii tore, see on nagu koht, kus naised saavad koos olla ja rääkida ja jagada ja klaasi veini juua ja minu arust see oli väga tore formaat. Ja minu arvates tagumine aeg seda hakata siin Hiiumaal ka tegema. Nii et kui sa oled Hiiumaa naine, veini joomise eas, ehk siis 18+ ja sa tunned, et sa tahaksid minuga veiniõhtutel käia, siis kirjuta mulle, et teeme siia ka oma sellise veiniõhtute mekutamise ja jagamise ja suhtlemise klubi. Veiniklubi. Veiniklubi, jah. Sälli veiniklubi. Teeme ära, on ju? Muidugi teeme. Juust ja vein. Jah. Just
nii, ma läksin juba nii elevile, ma nüüd otsin, kus me järjega oleme. Ahah, kuidas sai Rasmuse lasteaia valik tehtud ja kas me oleme sellega rahul? Rasmuse lasteaia valikut ei saanud tehtud ja me oleme praeguse valikuga rahul. Jah, me ei valinud midagi, sest see oli ainukene võimalik variant. Et me saime talle lasteaia koha ajutiselt Käinasse, me ise oleme hoopis Pühalepa vallas, et me viime teda üsna kaugele lasteaeda iga päev. Aga see on parem kui mitte midagi, et enne ta käis meiega kuid tööl kaasas ja see ei olnud kuidagi tema arengule ja meie töö tegemisele tegelikult kasulik. Ja ta sai lasteaeda ja ta käib seal selle õppeaasta lõpuni, järgmisel õppeaastal ta saab kodulähedasse lasteaeda. Nii et kui inimesed küsivad, kuidas Andrei on kooli vahetusega on kohanenud, siis ma võin uhkusega öelda, et Rasmus läheb järgmisel aastal oma elu 5. lasteaeda. Nii et laste kohanemisvõime lasteaedades ja koolides on ülihea, et ei ole vaja üldse seda siis karta või muretseda, et seoses kolimisega peavad lapsed vahetama haridusasutusi. Aga me oleme rahul ja seal on väga tore lasteaed, tal on ülitoredad õpetajad ja talle meeldib ja meile meeldib. No nagu ma ennem ka ühes videos rääkisin, et ütlesin Andreni ükskord, et kuule, ära mine kooli, mul oleks su abi vaja siin märkida, et ei, ma tahan minna, miks mulle meeldib. Lastele meeldib jah. Kui tuled Hiiumaale, siis hakkab kool meeldima ja Andre peal... Ja siuke küsimus ongi järgmine, kuidas Andre neile koolis meeldib. Ja ta väga meeldib. Väga meeldib. Ja mulle tundub, et koolile meeldib tema ka, nii et mul on natuke nagu kahju, ta käib 9. klassis ja meie kodulähedane kool ongi 9-klassiline. Et mulle tundub, et see sobib meile hästi, see tema kooli ja talle sobib hästi. Ja mul on kahju, et ta ei saa siin käia 12-ndani. Aga ju siis nii peab olema. Ja Andreni kohta on veel selline küsimus, et kui ta kooli lõpetab, siis mis edasi? Edasi ta plaanib minna gümnaasiumisse ja gümnaasium asub meist mõne kilomeetri kaugusel Kärdlas. Kelder, võt, üks ehitusküsimus siia Hiiumaa sisse. Kelder on teil äge, kohe oli tahtmine enda kelder ka korda teha. Kuidas teie kelder vett peab, kas vett ei tule sisse? Väga hästi peab vett ei tule sisse. Seni pole tulnud, oleme korrektsed. Me ei tea, et kas vett tuleb või ei tule. Et me teame, et mitmed inimesed kirjutasid ka, et paljudel maakeldritel ikkagi on see probleem, et kevadel on vesi sees. Me teame seda. Selles keldris ei olnud märke, et seal oleks vähemasti eelmisel aastal suur vee mingi probleem olnud. Ja me tegelikult ei teagi. Me tegime selle valmis ja loodame parimat. Sellel keldril on see, et ta ei ole nii sügavale maapõu tehtud. Ta on seal mingi mõni, ma ei tea, 50, 60, 70 sentimeetrit maast allapoole ja siis on mülgas peale pandud, et see vesi lihtsalt puhiseb alla. Siin on niisugune hea pinnas ka, et on liivane pinnas, et see vesi lõvesti läheb kõik ära. Hästi heasse kohta on ehitatud ühesõnaga. Ja me ühtlasi ei tea hetkel, et meie maja alla ka tuleks. Meil on maja all ka väike keldriosa ja ka siin ei ole hetkel vett olnud. Nii et meie oma selle positiivse, naiivse optimismiga lihtsalt loodame, et seda ei juhtu ja kui juhtub, siis me tegeleme sellega. Et sellepärast ei saa jätta elu elamata, et äkki tuleb vesi. No siis tuleb. Kui tulevad asjad, siis hakkas tegelema. Ja siis tegeleme nendega. Kas lapsed on harjunud Hiiumaa eluga? Ma loodan küll. Mulle tundub, et on harjunud. Nad pole midagi öelnud, et need ei ole. Ainuke, mis ei ole harjunud, on lennuliiklus meiega, sest iga jumala kord, kui me tahame lennata, siis lennuk ei lenda. Aga kõik muu... Kui Andre tahab lennata... Ja kui Andre tahab lennata, siis lennuk ei lenda. See on nagu mingi selline... Murphy seadus. See on tõsiselt. See ei ole juhtunud 1, 2, 3 korda, seda juhtub iga kord. Et ma lihtsalt enam ei saa aru, kas seal on nagu mingi päris seos ja ma alati ütlen talle, et ärme buki sulle piletit, sest muidu ei saa teised inimesed ka lennata, kes tahtsid lennuki peale minna. Aga muus osas mulle tundub, et nad on harjunud ja neile meeldib. Siis keegi on öelnud, et ta on kuulnud, et väikestes kogukondades ja suletud kogukondades nagu saared ei võeta võõraid pikalt omaks. Kuidas meie kogemus on?
kui pikk. Et kas meid on omaks võetud või kuidas me selle osas tunneme? Eks see ikkagi küsimus on see, et need, kes on sündinud ja on terve oma selle elu, mis nad elavad siin on olnud, et nad on juba harjunud nende inimestega, kõik tunnevad üksteist ja siis külatädid räägivad juttu ja siis ühest külast jutt läheb teiseni, et see on tõesti inimlik. Eks kõigil on see võõra inimese vastu on sükene, et ta ei tea ja mis on, aga mina arvan, et kõik on nii, nagu peab olema. Meie kasuks räägib see, et me oleme, nagu ma ütlesin, naiivselt positiivsed, et me ei lase ennast sellest häirida, me lihtsalt nagu tada, siin me oleme ja me ignoreerime seda, et võib-olla keegi nagu ei olegi liiga nagu õnnelik olnud meie tulemise üle. Me oleme ise väga positiivsed ja ma arvan, et Jimil on ka õigus, et Hiiumaale tulles on selline asi. Kui sa kolid, see sekund, kui sa vaatad juba kinnisvara, siis kõik inimesed alustavad sinuga vestlust, kelle perelaps sa oled. Ja kuna meil on hea öelda, et ma olen päriselt siit kellegi perelaps ja Jimil on siis tema abikaasa on kellegi perelaps, ehk siis ma olen siit pärit, siis sellega ka kogu võõrastamine piirdub. Seega me oleme juba eelisseisus, sest ma ütlen, ma olen siit tegelikult ju pärit. Ja ma arvan, et oma rolli on mänginud ka ikkagi kogu see videomajandus. See majast koduks asi, et me seda kõike jagame. Ma tean, et on väga palju Hiiumaa inimesi, kes seda vaatavad ja me oleme väga tänulikud teile ja see on nii tore. Nagu mulle tundub, et pigem on nagu kogukond meie poolt. Et me võib-olla anname ka siis väikse oma panuse, et seda Hiiumaa elu kuidagi pildile tuua. Me toome midagi teistsugust. Et ühesõnaga me ei tunne seda tegelikult, et meid kuidagi ei ole omaks võetud. Ja. Siis kas Hiiumaal on aktiivne kogukonna elu? Ma arvan küll. Igased tantsuõhtud ja mis siin käib siin, noolemäng ja kontsertid ja raamatu lugemised ja... On küll, jah. Ma arvan, et see on väikeste kohtade asi, et kui paljud inimesed meile kolides ütlesid, juba ka eelmisesse kohta kolides, kui me Raplamaale kolisime, ütlesid, et mis te lähete, seal nii igav ja seal ei toimu midagi, siis tegelikult on väikestes kohtades inimesed palju aktiivsemad. Minu arust ongi see kogukonna elu ja ise tegemine on palju rohkem hinnas, sest siin ongi see elu, mida sa tahad, et kui sa tahad kontserte, siis sa korraldad neid, kui sa tahad kinoõhtut, siis sa teed ise kinoõhtu ja teised tulevad kaasa ja kui sa tahad veiniõhtuid, siis sa teed seda veiniõhtute kultuuri ise enda kodus. Nii et tegelikult nii ongi. Ja, kui sa midagi tahad, siis teed ise. Ja see toobki kogukonna kokku ja see on väga äge. See on üldse nagu maapiirkondades väga äge ja see ei ole kuidagi Hiiumaal erinev. Hiiumaal on väga lahedad inimesed, väga aktiivsed elad. Ja tänase video uus küsimus, viimane küsimus. Kas me oleme sõbrunenud uute inimestega Hiiumaal? Sõbratud nagu me. Sõbratud nagu me oleme. Tuttavaid on olemas. Rohkem midagi öelda. Mis sa tahad tegelikult? Jaa, muidugi, ma tahan alati öelda. Ikka oleme muidugi. Meil on väga toredad kolleegid, kellega me oleme sõbrunenud, kes on toetavad ja toredad. Ja eks meil olid mõned sõbrad ikka Hiiumaal enne ka, kui me siia kolisime. Et meil on siin pere ja sõpru ja tegelikult on inimesed väga toredad meie vastu. Seni on meie probleem olnud see, et rohkem on inimesi pakkunud oma abikätt või sellist tutvumise kätt, kui me oleme seda seni saanud vastu võtta, sellepärast, et me oleme otsustanud siiamaani, et me esimene pool aastat päriselt paneme kogu energia vaba aja ehitusse, et luua siin mingeid normaalseid tingimusi endale ja lastele. Kus me saame võtta need inimesed vastu. Just. Et seni ei olegi mul olnud kohvilauda, kuhu siin kohalikke inimesi kutsuda endaga kohvi jooma, aga nüüd mul on. Meil on väga palju ehitust ees, aga vahet ei ole. Me nagunii näitame seda tervele maailmale, nii et see ongi okei. Ja sa kutsud külla siis juba kedagi? Jaa, loomulikult. Andke teada, millal tulete. Et sel aastal me kindlasti sõbruneme veel rohkemate inimestega ja proovime siis kogukonna elust rohkem aktiivselt ise ka osa võtta. Jah, nii teemegi. Kuulge, aga tänane video sai nüüd siin ühele poole. Nagu me enne ütlesime, siis tuleb teine osa ka. Teist osa te näete kolmapäeval. Ja loomulikult kõige olulisem osa, võib-olla teie jaoks kõige olulisem osa, meie majast koduks pusjaloos. Tegeme siis Marati pusjadega ja kõik, kes ennast loosi kirja panid, päris kõik ei pannud, kes küsimusi küsisid.
et mõni inimene küsis küsimusega nii, et ütles, et ta pusa ei soovi, mis on ka täiesti okei. Ja kõik, kes ennast kirja panid, siis meie pusaloos toimub nüüd. Loosimise abiline on meil Rasmus Brandon, selle jaoks, et kõik oleks väga aus ja väga õiglane. Kas on siis Fortuna või kuidas? Jah. Ja kõikide, kes küsimused küsisid ja ennast loosi kirja panid, kõikide nimed on siis väiksel lipikul siin poti sees. Olen alati mõelnud, et miks nii väikest maailmapotti on vaja ja nüüd ma sain aru, et seda on loosimiseks vaja. Ja siin sees on mõlemate siis nimed, nii nende, kes küsisid YouTube'i video all, kui ka nende, kes saatsid meile Instagramis otsesõnumi küsimuse ja pusasooviga selle sama nädala vältel siis, nii et võimalusi osaleda oli 2. Ja Rasmus loosib siit 2 esimest välja. Nii, olemas. Nii, ma võtan selle. Rasmus, loed ette või? Nii, esimene ma näen on YouTube'ist ja kodanik nimega Reelika Lõhmus. Palju õnne, Reelika! Ja me võtame sinuga ühendust, kuidas sa oma pusa kätte saad. Ja teine pusavõitja on selline inimene, kes on ka jätnud oma küsimuse YouTube'i video alla ja tema kasutajanimi on Merli93. Nii et Merli93, palju õnne sulle ja me võtame sinuga ühendust, kuidas oma pusa kätte saad. Palju õnne võitjatele! Palju õnne võitjatele! Palju õnne pusavõitjatele! Palju õnne! Ja kolmapäevases videos me loosime veel ühe pusa välja, nii et vaata kolmapäeval kindlasti. Subscribe'i. Ma näen juba nii hästi istub see selga. Täiesti. Subscribe'ige ja otsige meie Instagrami kanal üles, konto üles majaskoduks.ee. Täpselt. Ja näeme juba kolmapäeval. Ja aitäh, et sa tulid. Tšau! Tšau!